Mul on külas kaks väga ägedat Amazoni müüjat, Madis Kerna ja Mari Pakas. Tere! Ja te olete Erismet OÜ-st. Minust on teil selles mõttes hästi lahe lugu, et te vist enamus oma käibest teete Amazonis, aga te ei alustanud Amazonis, et te tegelikult tootsite hoopis muud moodi, et äkki saate teha väikese tutvustuse endast, oma ettevõttest, kuidas te jõudsite, kuhu te jõudsite, kus te täna olete, palju aastaid kogemusi on Amazonis ja nii edasi? Noh, ise ma olen tegelikult Amazonis pikalt müünud. Ma tegelesin dropshippinguga ja mul oli hea sõber, siiamaani on, et ta on inseneri asjadest täielik geenius. Materjalid, kõik puit, metall, plast, ta teab, tunneb neid nagu une pealt. Ja nokitses, tegi põnevaid katseid, proovisime mingeid asju vahepeal müüa, tegime plastiga mingeid põnevaid asju Tallinkile vahepeal. Ja lõpuks sattusime siis süsinikjõu otsa, inglise keeles carbon fiber. Ja oligi, et kuna mul oli kogemus olemas, ma oskasin müüa eBay's suuresti ja samas ka Amazonis, teeme koos proovi. Võtsime paar toodet, saatsime Amazoni, alguses ei toimunud midagi, müüsime siis FBM-i ja mingit lõime ühe tootega naelapea pihta ja hakkasime FBA-sse saatma, ehk siis USA ladudesse ja lihtsalt hakkas täiega minema. Et palkasime töötajad juurde, alguses tegime kõike käsitsi, siis oligi, et juba töötajad tegid käsitsi mingit, mõtlesime masinatega teha, et kui palju meil jääb aega üle on. Ja niimoodi see pall hakkas veerema, et täna on see pall juba päris nagu suureks veerend, et meil on oma tehas, mitu töötajat, juba võtsime vähem kui kuu aega tagasi võtsime ühe mehe veel juurde, saime uued ruumid just kätte ja varsti võtame veel ühed ruumid juurde, et tehas laieneb, kasvab, suureneb. Kui suur siis, et lihtsalt nagu aru saada, kui suureks see pall siis kasvanud on? Noh, ütleme, et kui müüa Hiina tooteid ilma enda nagu tehaseta, võib selle nagu käibe saada palju suuremaks. Aga ei tasu ära unustada seda, et kui meil on oma tehas, siis kate, kasum, see on palju suurem kui Hiina toodete puhul, sest et Hiina toodete puhul on ju, tahavad hiinlased saada, tehas tahab seda raha endale saada. Toodate Eestis? Eestis, jah. Okay. Eesti tehas, Eesti töötajad, kõik on Eesti teema. Aga täna on meie käive $150,000 kuus. Amazonis? Amazonis. Tellitakse e-poest, tellitakse eBayst, tuleb uus eraldi toode täiesti kolmandasse kohta, mis ei ole Amazoni toode, aga samas ikkagi, et me müüme ka väljaspool Amazoni. Et meil on, sellest on insenerid on koos ja väga targad inimesed on nagu ühte ruumi kokku sattunud, et sealt tulevad päris ägedad asjad. Väga kihvt, et nii, et te olete leidnud viisi, kuidas teha täiesti oma asja, oma tooteid, mida võib-olla ei olegi nii lihtne isegi kopeerida, nagu ilmselt midagi ikka saab kopeerida, aga mida rohkem ise teed, seda rohkem sul on seda nagu võimalust unikaalset asja ehitada. No meil on täna ühe tootega on Euroopas patent peal, et USA-s me seda toodet müüa ei saa, sest et müüa on USA-s olemas ja tal on patent selle peal, aga sama asi on meil Euroopas, Kanadas ja Hiinas. Hiinlane ka kopeerima ei hakkaks. See on ka tänapäeval aina nagu olulisemaks läinud, ja hiinlased ka aktsepteerivad seda patenti, et ei sõideta üle niisama, et vahet pole, et mis patenti võite kedagi, et hiinlast juba huvitab see patent, et ta võib karistada saada. Väga äge. Ja kaua siis te neid tooteid nüüd Amazonis müünud olete? Millal sa Erismeti tulid? Oli see 2 aastat tagasi? 2,5 tulid talvel, ehk siis me olime 3 aastat oleme müünud ja Mari tuli meie tiimi siis 2,5 aastat tagasi. Jah, nii et 0-st 150,000 kuu käibeni 3 aastaga? Jah. Pole paha. Okei, et siis 3 aastat tegutsenud, Mari on siis Amazoni manageerinud ja juhtinud seda projekti teil 2 aastat. Mis selle aja jooksul, mis see tunnete on kõige enam Amazonis muutunud ja kuhu suunas me liigume praegult? Kvaliteet on palju olulisem, kui on see, kui palju tooteid sul on. Et inimene otsib juba kvaliteeti. See võib, isegi hind ei pruugi enam olla nii suurem määrav. See on hästi huvitav, et Amazon on tuntud ju hinna poolest rohkem kui kvaliteedi poolest. Tõsi, aga ma arvan, et inimesed on vaikselt aru saama ja see ühiskond liigub ka sinna keskkonnasõbralikkuse poole ja vaadatakse, et mis ka kauem vastu peab ja sa tead,
üldjuhul, et natukene rohkem juurde makstes sa saad parema toote, parema tulemuse. Samamoodi nagu meie natukene paneme aega ja raha juurde ja me saame palju parema listingu, kui on ühel hiinlasel näiteks ja see annab meile nii palju rohkem eeliseid ja aina uuesti me saame neid üle trumbata, kuigi need võivad järgi jõuda. Okei. Meie puutusime kokku läbi koolituse, et käisite meie Amazoni koolituses ka läbi, et ilmselgelt teil oli arusaam Amazonis tegutsemisest juba ennem, aga kuidas sa hindaksid, et mis see nagu arusaam sellest müügist ja müügikanalist oli nagu ennem ja milline see on nüüd, kui mõeldes koolituse võtmes? Ma ütleks oma poolt seda, et kõik alati muutub. Et see, mis oli 2 aastat tagasi, see ei ole enam täna, et Amazon on ju ikkagi suuresti väga arenev ettevõte. Et on teada saadud mingid olulisi asju, mida võib-olla ise kohe ei oleks teada saanud. Et tänu koolitused, et nüüd on siuke uus põnev asi, et alati ei jõua oma igapäevaste asjade, eriti kui sul tehas on. Sa pead seal manageerima, majandama, et kõik asjad nagu funktsioneeriksid, et siis on hea mõnikord, et kui see info tuleb sulle väljaspoolt, et kuule, et nüüd on siuke asi, mõtled, et okei, tegelikult see oleks päris oluline, saaks seda kasutada. Et seda on nagu hästi palju juurde saanud, et seda infot, mis on kasulik asi, mida enda kasuks ära kasutada. Et see on nagu päris, koolituse puhul nagu kõige suurem võlu on tegelikult. Mis te tunnete, mis olid peamised õppetunnid või taipamised või siuksed tulemused, asjad, mis te sellest saite? Süsteemaatilisus või süsteemi loomine. Et kui me siiamaani oleme kõik ise teinud, nüüd me oleme hakanud outsourcima mõningaid teenuseid, aga kui ise teha, siis sa võib-olla ei mõtle, et sul oleks vaja product blueprinti, et võib-olla su copywriter vajaks täielik ülevaadet saada sellest, mida ta üldse, millele ta üritab tekste luua või mida me tahame müüa, et siis selleks oleks vaja teatud eelnevad nagu nii-öelda stepid või käigud nagu läbi teha või siis isegi brand manual, igasugused, kõik, mis on kuskil visuaalselt kirjalikult kellelegi vaja edasi anda näiteks. Üks hea näide näiteks on see, et Mari tegeleb visuaalse poolega, siis kuvandi loomisega ja oli ka mõte, et teeme ise video, toime raha kokku ja midagi proovisime, tuli ka siuke enam-vähem ja siis lõpuks oli, et ei, tellime teenus sisse, las professionaalid teevad ja video tehti väga kvaliteetne, väga hea ja tasus tegelikult ajaliselt ära, et enda aegu, energia ja vaev panna sinna, kus sa ise oled osavam, mitte sinna, et ma nüüd proovin kuidagi natuke raha kokku hoides midagi teha, et lõpptulemus on ikkagi palju kvaliteetsem. Et see on ka tegelikult üks asi, mis me tegelikult koolitused ka nagu jäime mõtlema, et miks me peame kõik asju ise tegema. Et see, no ei jõua ise. See etapp on nagu juba läbi tehtud ja lähme järgmisel levelile edasi ja et see on ka tegelikult levelite võrra nagu edasi minema, et see koolitus nagu viis meid võib-olla punktist 4.2 edasi, ma ei tea, 4.3 ja 4.4 on ja niimoodi step by step lähed ja arened ja kasvad. Ma saan aru, et teil on tegelikult päris palju tooteid ka, et palju teil SKU-sid on? Meil on variatsioonid. Praegu on 5 põhitoodet, tuleb kohe 6. Arendame 7. ja okei, on 8, 9 ka kuskil sahtlis ja kuskil mõtetes on ka 10, 11, 20 on ja. Aga reaalselt lansseeritud on praegu 6 ja neil on siis child'id all, sest et nad on suuruselt erinevad. Natuke oleme võib-olla ka enda tehases nagu veits kinni, et tehas on nagu veits pudelikael, et me võiks Hiina toodete müüa müüb üks päev ühte, teine või teist asja. Meil on ikkagi see nagu tehasega seotud, et päris kõik asju me veel teha ei saa, aga me areneme, me õpime uued tehnoloogiad. Inimesed, kes meil materjali müüvad Saksamaalt, tulevad, lendavad meile kohale, räägivad meile selle materjali kohta. Saksa on teatud inseneride maa, et selles suhtes me areneme ise ka ja selle võrra me saame vasti uusi ägedamaid tooteid ka kindlasti teha ja me muutume konkurentsivõimelisemaks ka. Teil vist oli muidu koolituse käigus mingi mõte ka, et tahtsite ühte toodet teha, aga siis turu-uuringu käigus tegite selle ümber, et hoopis hakkasite teisi asju tegema? Jah, turu-uuringu käigus selgus tõsiasi, et meil on väga suur konkurents ees ja kuigi paljudel nendel toodetel on vead või viga, mida me saaksime parandada, aga selle vea parandamine ei tule ilmtingimata meile nagu palju odavam, et see kasutegur või see
mis me sealt nagu saaksime, et see on üsna väike. Ühesõnaga oma hinna lihtsalt nii üles, Ja. lihtsalt ei tasunud ära, hakkasime arvutama Excelis põhimõtteliselt, pole pointi. Kuna meil on jah, et me tehas suudab teha teatud asju, et mingite asjadega on ikkagi see, et pead kuskilt Hiinast tellima või, aga see... Mingid lisavidinad juurde või midagi sellist. Või see ajab hinna kõvasti kõrgemaks. Kui nüüd võtta selle koolituse teadmised ja need praktikasse panna, siis kui palju te tunnete, et sellest koolitusest rahalist kasu on? Ma ei oska päris numbriliselt öelda. Kindlasti me oleme tagasi teeninud selle koolituse summa kohe kindlasti. Aga enda kogemus ma ei oska rahalist summat täpselt öelda, aga ma ütlen niimoodi, et ma olen hetkel meie ettevõttes asendamatu inimene. Ja kui seda saab panna numbrisse, siis võid ise mõelda, mis see olla võiks. Mari väärtus on mitu korda kasvanud ja see on tõsi. Aga sellest, kui numbritest rääkida, seda saaks mõõta võib-olla 2 aasta pärast. Et täna me teeme mingid tegevusi, mida me võib-olla aasta alguses ei oleks teinud, just see süstematiseeritus. Et see on nagu kõvasti suurenenud. Pluss ettevõtte seesmiselt on väga palju arenenud. Me oleme see aasta teinud üle 100 000 eurost masinatesse investeeringuid, et toota jälle uusi põnevame tegevamaid tooted. Ja jällegi meil peab müügitiim ka olema, kes suudab need edukalt müüa. Et seda on nagu raske mõõta täna, aga kindlasti kui meil on täna 150 000, siis 2 aasta pärast võiks see 250 000, 300 000 olla. Et nagu jällegi rääkisin, katte on päris hea, et see pole üldse nii halb tegelikult. Et elu on mõnus Eestis praegu. Jah. Okei. Kellele teie arvates see koolitus sobib? Kõigile, kes tahavad Amazonis edukalt müüa. Või kui sul on juba toode ja sa ei tea, miks ei müü, ma arvan, et kindlasti saab vastused üsna tõenäoliselt. Aga jah, kõigile, algajatele, juba müüjatele. Ülesehitus on lihtne, konkreetne ja asjalik. Mõned koolitused on hästi segased olnud, et keegi midagi räägib, blablabla. Konkreetselt teemaga, see teema ei oska, tuleb video, see iganädalane see video, kuidas seda nimetatagi? Coachingu kõned, jah? Just. Küsid, saad vastuse, teised põrgatavad oma mõtted nagu ideaalne. Super. Kas sa julgeksid seda koolitust soovitada ka teistele ja miks? Kindlasti. Ma arvan, et see on, minu arust on see must have, sest sa mõtled, et sa tead kõike, aga sa ei tea. See on nii palju õppida ja ikkagi mitu pead on mitu pead. Põhjust samad sõnad, et need, kes alustavad ja mõtlevad, mida edasi ja kuidas, siis väga suure nagu tõuke, et minna asjadega edasi, annab see koolitus kindlasti. Mis siis edasi teil saab, et kuhu siis nüüd, et 300 000, võib-olla rohkem käivet teha, exit, mis plaanid on? Exit ei tule, ma tean üsna kindlasti, sest et kui tuleb exit, jookseb tehas laiali ja exiti puhul sa müüd tegelikult kuulutuse maha. Sa võid seda sama toodet kuskilt mujalt sisse osta, aga tekib suuresti olümpiavõit ja efekt, et jah, ma võitsin kulla, ma hüppan poodiumil äge ja siis ma lähen sinna riietusruumi ja mõtlen, et kurat, et ma eluga nüüd peale hakkan. Seda me ei soovi. Et me ikkagi, nii kaua, kuni meil nagu ei ole seda tunnet, me ei taha seda teha, nii kaua me teeme seda edasi. See meie business ei ole exiti business. Praegu me tunneme seda. Aga eks ikka aina edasi, uuemad seadmed, tehnikad, kindlasti töötajad. Ma kujutan ette, et ühel päeval võiks olla 20 töötajat, nii tehases kui ka müügis. Ja kõige põnev on see, et kuidas oma vahel käsikäes tööle panna, et tehas ei toodaks liiga palju asju, mida me maha ei suuda müüa, või et müügimees ei müüks liiga palju, et kulge, et tehas, et meil on nagu väga palju mingid tooted, et see peab käsikäes minema. Mis oleks üks mingisugune nõuanne, mille sa annaksid kaasa mõnele teisele müüjale, kes võib-olla ei ole nii kaugel kui teie, et ei tee päris 150 000 veel kuukäivet, aga näiteks 10 või 20 või 50 000? Seda nõu on palju. Seda on väga palju, jah. Ütleme, kahekesi on kindlasti palju mõnusam need projekte ajada, et ma näen, et inimesed, kes üksinda pusivad Amazoni asjades. Et kui sul on nagu teine inimene kõrval, kelle koos sa saad arutada või kes on hoopis teistest asjadest palju tugevam kui sina, et kui 2 tugevat
erinevate tugevate omadustega inimesed saavad kokku, siis tegelikult võib tekkida niisugune asi nagu kolmas aju. Et lihtsalt tekib mingi, tekib nagu niisugune sünergia tekib, on ju, ja sealt tulevad uued ideed, on ju. Ja sellega võib väga kaugele tegelikult jõuda. Et üksinda pussides sa võidki iseenda pudeli-kaelaks jääda tegelikult. Et sa oled iseenda nagu, jõuad teatud maani ja siit ma edasi ei lähe, sest et sa oled oma ebakompetentsuse saavutanud. Kahekesi sa paned sealt edasi ja jõuad veel kaugemale. Et see on nagu soovitus, et otsige kamraadi, aega koos äri. No õnneks Eestis neid on juba päris palju tekkinud ka, kellega koos potentsiaalselt võiks teha, et päris suureks on see grupp läinud siin. Okei, selge, aga suur tänu teile, et tulite ja natuke jagasite oma lugu ja kogemus ka koolitusega. Suur tänu kutsumast.